Ajal, mil eksperdid on kinnisideeliselt keskendunud igale lahkarvamusele Washingtoni ja Jeruusalemma vahel, jääb neil kas märkamata või nad teadlikult varjavad suuremat lugu. Seda nimetatakse Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli kaitsetehnoloogia koostöö algatuseks, tuntud ka kui paragrahv 224. Ja te kuulete seda nime veel. Pidage meeles, paragrahv 224. See ei pruugi küll uudistes domineerida, kuid kui kongress võtab paragrahv 224 järgmise 2 nädala jooksul seadusena vastu, võib sellest saada üks olulisemaid sündmusi USA ja Iisraeli suhete ajaloos, vähemalt viimase 50 aasta jooksul. Mis siis tegelikult toimub? Kas me näeme kasvavat lõhet Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vahel? Või seisame me uue ajastu level, kus Iisrael areneb Ameerika toetuse saajast üheks Ameerika kõige strateegilisemaks tehnoloogiapartneriks? Liitu minuga sellel True Easti episoodil, kui me süveneme. Meil on külas põnev külaline ja me paljastame tõe. Aastaid on Iisraeli ja USA suhetes selgrooks olnud vastastikuse mõistmise memorandum, kuulus MOU, mis näeb Iisraelile igal aastal ette umbes $3,8 miljardit sõjalist abi. Nüüd, nagu me siin taskuhäälingus oleme arutanud, loodi see raamistik teisel ajastul. Täna on sõjapidamise iseloom muutumas ja Iisrael ei ole enam see riik, mis ta oli 10 aastat tagasi. Sõjalist jõudu ei mõõdeta enam ainult tankide, hävitajate ja lennukikandjate järgi. Üha enam mõõdetakse seda tehisintellekti, autonoomsete süsteemide, kübervõimekuse, elektroonilise sõjapidamise, täiustatud tootmistehnikate ning võime järgi uuendada kiiremini kui sinu vastased. Paljudest neist valdkondadest on Iisrael tõusnud üheks maailma juhtivaks kaitsetehnoloogia uuendajaks. Tegelikult on Iisrael viimase 2 aastakümne jooksul olnud maailma raketikaitsesüsteemide teerajaja. Iisrael on olnud kübervõimekuse, luureandmete ühendamise, droonitehnoloogiate ja lahinguvälja kohanemise teerajaja. Ainuüksi viimase 3 sõja-aasta jooksul on Iisrael sisuliselt kujunenud kaasaegse sõjapidamise maailma laboriks. Samal ajal, kui ta on vastamisi olnud Hamasi, Hezbollah, Huutide, Iraani prokside ja isegi Iraaniga endaga. Iisraelis õpitud õppetunde uurivad nüüd sõjaväed üle kogu maailma. Ameerika Ühendriigid ei ole erand. Paragrahv 224 näib seda reaalsust tunnistavat. Selle asemel, et lihtsalt abi üle anda, uurib kongress raamistikku, mis süvendaks koostööd Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vahel viisil, nagu tal pole ühegi teise riigiga kokkulepet. See ei seisne suuremate tšekkide kirjutamises. See seisneb selles, et ehitatakse asju koos. See seisneb selles, et arendatakse tehnoloogiaid koos, toodetakse süsteeme koos ja mis kõige tähtsam, valmistatakse Iisraeli ja USA'd koos ette tulevikusõdadeks. Samal ajal keskenduvad USA üha enam strateegilisele konkurentsile Hiinaga. Ja Washington mõistab, et 21. sajandi määravad võitlused saavad olema sama palju tehnoloogilised kui sõjalised. Ja just siin täpselt selles punktis toob Iisrael sellesse võrrandisse midagi ainulaadset. Iisrael on riik, millel on innovatsioonikultuur, maailma kiireim kohanemisvõime ja lahingukogemus, millega ükski lääneriik ei suuda võistelda. Ja Iisrael suudab muuta ideed operatiivseteks võimekusteks erakordse kiirusega. See toob meid keskse küsimuseni. Kas paragrahv 224 on lihtsalt järjekordne kaitsekoostööleping või oleme me tunnistajaks täiesti uue faasi algusele USA ja Iisraeli suhetes, mis liigub abist kaugemale ja tõelise strateegilise tehnoloogilise liidu suunas? Ja kui me vaatame 10 aasta pärast tagasi, kas ajaloolased näevad seda hetke ja paragrahvi 224 kui hetke, mil see muutus alguse sai? Nüüd vajame abi selle lahtimõtestamisel tõesti ühelt tippasjatundjalt, tehnoloogia ja Iisraeli sõjanduse alal, keda ma tunnen. Tema nimi on Nitzan David Fuchs. Nitzan on riikliku julgeolekustrateeg ja vanemteadur Argamani instituudis. Nitzan on aastaid uurinud sõjapidamise tulevikku, sõjatehnoloogiat, energiajulgeolekut ning arenevat strateegilist suhet Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel.
Kui ma tahan teada, mis kulisside taga toimub, helistan ma Nitsanile. Ta on olnud üks Iisraeli läbimõeldumaid ja tulevikku vaatavamaid hääli selles, kuidas sõjaline jõud, majandus, tehnoloogia ja geopoliitika ühtuvad, et kujundada maailma, kuhu me siseneme. Nitsan on ka suurepärase heebreakeelse taskuhäälingu Hamischak Hagadol, suur mäng, asutaja ja saatejuht. Kui sa mõistad heebrea keelt, soovitan sul seda kuulata ja jälgida. See on üks Iisraeli juhtivaid geopoliitilisi taskuhäälinguid. Ja alates 2016 aasta käivitamisest on Nitsan sellest üles ehitanud juhtiva strateegilise analüüsi platvormi. Aidates tuhandetel kuulajatel, sealhulgas minul, mõista sügavamaid jõude, mis mõjutavad globaalseid sündmusi. Alates suurriikide konkurentsist ja kaitseinnovatsioonist kuni energiaturgude, tarneahelate ja riikliku julgeolekuni. Nitsan, ma tahan kohe asja juurde minna. Mis täpselt on paragrahv 224 ja miks see tekitab Washingtonis nii palju kära? Paragrahv 224 annab kaitseministrile kongressi mandaadi edendada, kiirendada ja sünkroniseerida USA ja Iisraeli kaitsealast koostööd tehnoloogia vallas ning nõuab, et kaitseminister määraks nende tegevuste jaoks eriesindaja. Ja ütleb kaitseministrile, et ta peaks kõigepealt välja töötama kaitsekoostöö regulatiivse raamistiku. Ja samuti otsime võimalikke koostöövõimalusi kahe riigi vahel laias tehnoloogiate valikus. Olgu selleks kvanttehnoloogia, autonoomsed süsteemid või droonitõrjesõda. Ja samuti ütleb see kaitseministrile, et ta otsiks sobivaid Iisraeli tehnoloogiaid praegustele või tulevastele Ameerika platvormidele. Ja selle osa viimane punkt ütleb selgelt, et kaitseministril on 180 päeva aega, et esitada kongressile plaan selle osa elluviimiseks. Ja sellest hetkest alates saab kongress igal aastal aruande USA ja Iisraeli tehnoloogilise koostöö edenemise kohta. Ja me räägime tehnoloogilisest koostööst alates ideetasandist ja tehnoloogilisest uurimistööst kuni tööstusliku tootmiseni välja. See tähendab, et see hõlmab kogu väärtusahelat kõigi praeguste või tulevaste relvasüsteemide puhul. Iisraeli ja Ameerika teadlased hakkavad koos töötama, üks peamisi ja tähtsamaid. Selle osa punkte on info kiire ja lubatud edastamine Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. Koos prototüüpide loomine, koos kohapeal testimine, nii reaalsed tuleproovid kui ka loomulikult lõpuks kaitsetööstuse baasi integreerimine. Nii et see on väga laiahaardeline osa. Ja selle eesmärk ei ole mitte ainult seaduse vastuvõtmine, vaid ka selle rakendamine. See osa on selles osas väga selge. Nii et saab olema inimene, kes ärkab igal hommikul ja läheb igal õhtul magama. Keegi, kes istub Pentagoni või kaitseministeeriumis või sõjaministeeriumis, nagu seda vist nüüd nimetatakse, kelle ainus töö on seda edasi viia. Kas selline inimene on siiani olemas olnud? Ei ole. Siiani oli koostöö, tehnoloogiline koostöö Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. On olemas mõned programmid, kõige tuntum neist on raketikaitseprogramm, aga kunagi ei olnud süsteemi või täpsemalt öeldes regulatiivset süsteemi, mis võimaldaks laiaulatuslikku koostööd. Iga juhtumi puhul oli see konkreetne just selle tehnoloogia või koostöökanali jaoks. Ja meil ei olnud kunagi Pentagoni töötajat, kelle töö oleks olnud edendada USA ja Iisraeli tehnoloogilist koostööd. Ja veel kord viimane asi, mis on väga oluline. Alates hetkest, kui seadus vastu võetakse, kuni aastani 2030 annab kaitseminister igal aastal kongressile aruande. Kuidas ta seda edendab? Nii et kuulajatele teadmiseks, see tähendab, et isegi kui meil on hoidku Jumal pärast Trumpi administratsiooni
vaenulikum valitsus, peab ta ikkagi kongressile aru andma, kuidas ta täidab kongressi poolt kaitseministeeriumile antud mandaati. Nii et isegi kui meil on vaenulik president, on see lõppkokkuvõttes kongressi kontrolli all ja see on tegelikult seaduseks tehtud. Seega peab kaitseministeerium sellise koostööga edasi liikuma. Täpselt, paragrahv 224 on osa 2027 aasta riigikaitsevolituste seadusest 2027. See on osa mandaadist ja see on seotud rahastusega, mille kongress annab kaitseministeeriumile. Täpselt nii ongi. See on kongressi mandaat ning seda hakkab järele valvama kongress ja see ei ole mingil moel seotud Valge Majaga. Nüüd seisneb väljakutse nii Trumpi administratsiooni kui ka Iisraeli valitsuse jaoks selles, et püüda võimalikult palju projekte edasi viia kuni 2028 aasta lõpuni. Nii et iga uus administratsioon pärib esmalt need tegevused ja kui nad püüavad neid aeglustada, saab kongress sellest teada. Ja teiseks tahate juba praegu lisada Iisraeli tehnoloogiat tulevastesse projektidesse. Nii et iga vaenulikum administratsioon peab Ameerika avalikkusele selgitama, miks ta ohustab või kahjustab Ameerika tehnoloogilist üleolekut lihtsalt selleks, et kahjustada Iisraeli. Nii et see ongi see, ma tahan, et me süveneksime sellesse. Praegu on vasakpoolsete ja mõnede äärmus parempoolsete süüdistused Iisraeli aadressil, et USA toetab Iisraeli rahaliselt ning annab Iisraelile sõjalist abi, mida Iisrael enam ei vaja. Tegelikult mäletan, et peaminister Netanyahu ütles juba võib-olla 10 aastat tagasi, et ta soovib vähendada Iisraeli rahalist sõltuvust USA-st ja liikuda partnerluse suunas. Kas see on nüüd esimene suur samm selles suunas? Absoluutselt, sest see võimaldab USA ja Iisraeli kaitsekoostööl liikuda sellest, et USA annab Ameerika dollareid, mille eest Iisrael ostab Ameerika relvi, selleni, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael rahastavad koos tehnoloogiaprogramme, mis on mõlemal olulised. Kui sul on see regulatiivne infrastruktuur olemas, kui see seadus on vastu võetud, USA ja Iisrael saavad oma praeguse kaitsekoostöö viia edasi või muuta selle selliseks, et raha andmise asemel arendatakse ühiselt relvasüsteeme, mida mõlemad vajavad. Tead, enne kui me edasi läheme, pean ma sulle ühe küsimuse esitama, Itšak. Ma mõtlen, sain sellest teada, kui ma kuulasin su podcasti Suur mäng. Ja ma olin varem kuulnud 224-ndast, aga sa läksid selle teemaga süvitsi oma selle nädala Espresso saates, kus sa vastad konkreetsetele teemadele. Ma olen lihtsalt šokeeritud, isegi internetis ringi vaadates. Ma mõtlen, ma nägin täna, et John Spencer, kes on suurepärane, viitas sellele. Kuidas see ei ole iga Iisraeli ajalehe esiuudistes? Ma mõtlen, see on tohutu areng. Noh, me vajame 2 vastust. Esiteks, ma ei ole kindel, et parim viis selle teema edasi viimiseks on meedia tähelepanu. Ma arvan, et kes iganes selle sisse pani, soovis ilmselt, et see jääks tähelepanuta. Aga nüüd on see päevakorras ja me juba näeme, kuidas mõned vasakpoolsed üritavad just seda osa peatada, sest nad mõistavad selle tähtsust USA ja Iisraeli tulevaste suhete jaoks. Ja teise punkti kohta, Iisraeli meedia kohta, tead, see on hea uudis. Ja Iisraelis me ei lase headel uudistel avalikkuseni jõuda. Jumal hoidku, et optimistlik peaks olema optimistlik, mis on irooniline, eks? Sest Iisraeli elanikkond on Gallupi küsitluste järgi pidevalt üks maailma kõige optimistlikumaid rahvaid. Aga kujuta ette, kui meedia oleks optimistlikum, siis oleks veelgi. Tead küll, me oleksime esikohal. Jah. Räägi mulle nüüd Ameerika Ühendriikide vaatenurgast. Miks on see Ameerika Ühendriikide jaoks oluline? Ameerika Ühendriigid on praegu geopoliitilises rivaalitsemises Hiinaga. Hiina on peaaegu võrdne konkurent. Ameerika Ühendriigid ei ole viimase 100 aasta jooksul kohanud teist riiki, mis oleks neile sarnane nii suuruse, majandusliku kui ka geograafilise ulatuse poolest.
ja millel oleks nii arenenud tehnoloogia. Ja ainus viis, kuidas Ameerika Ühendriigid saavad selles konkurentsis kindlalt võita, on see, mida Rosh Toshi, Bideni administratsiooni Hiina küsimuste spetsialist ütles, on liitlaste toel saavutatud mastaap. Ameerika Ühendriigid kasutavad oma liitlasi, et iseennast tugevamaks muuta. Nüüd tahab Ameerika Ühendriigid lihtsalt ühte asja öelda, mis on huvitav Rosh Toshi kohta, kui keegi teda ei tea, siis ta on nii hea, et isegi Trumpi administratsioon viitab temale ja kasutab teda samuti, kui ma ei eksi. Jah, Rosh Rajesh on juhtiv Hiina ekspert. Praegu juhib ta minu teada Hiina programmi CFR-is. Väga huvitav mees. Tal on suurepärane raamat nimega The Long Game Hiina kohta, pikaajalisest konkurentsist ja strateegilisest võistlusest USA-ga. See on uskumatu. See on tõesti uskumatu. Sa soovitasid seda mulle ja see on hirmutav ning muutis kogu minu maailmavaadet. Jah, nii et võib öelda, et paragrahv 224 põhineb strateegilisel loogikal, mille on paika pannud Bideni administratsioon liitlaste mastaabi toel. Ja kui Ameerika Ühendriigid vaatavad oma liitlasi, siis neil on küll palju liitlasi, aga tegelikult peaaegu mitte ühtegi. See tähendab, et peale Iisraeli pole neil peaaegu ühtegi liitlast, kellel oleks nii sõjaline võimekus kui ka tehnoloogiline eelis. No mõtle, et Ameerika Ühendriikidel on palju häid majanduslikke liitlasi, kellel on tugev majandus, nagu Saksamaa või Jaapan. Aga ühelgi neist ei ole sellist sõjalist kogemust, sõjalist võimekust, tehnoloogilist võimekust ega tehnoloogilist kogemust nagu Iisraelil. Ja kui inimesed küsivad, miks Iisrael saab paragrahvi 224, sest Iisrael on, ma arvan, võib-olla ainus asjakohane Ameerika liitlane, kes suudab kohe algusest peale tuua teadmisi ja kogemusi, mis saavad meid otseselt tugevdada. Tehnoloogiline üleolek ja Ameerika Ühendriikide relvasüsteemide täiustamine. Kerime korraks alla, milliseid Iisraeli tehnoloogiaid sa arvad, et USA üritab endale saada? Ja jällegi ma ei mõtle seda negatiivselt, aga USA näeb, et Iisraelil on uskumatud luurevõimed. Ja ta võitleb 7 armeega, kellest mõned on koos Ameerika Ühendriikidega. Aga mida sa arvad, mida Ameerika Ühendriigid tahavad kohe alguses koos Iisraeliga arendada? Esiteks ilmselt arenenud laserrelvad või suulatud energiaga relvad. Iisrael on esimene, kes kasutusele võttis toimiva süsteemi Magenav või raudkiir. Nii et suunatud energiaga relvad, küberkaitse on alati valdkond, milles Iisrael on juhtpositsioonil ja see on alati valdkond, milles saab Iisraelilt õppida. Tipptehnoloogiliste lennunduselektroonikasüsteemide areng, mis praegu on kasutusel ainult F-35 puhul. Ja samuti maa-aluse sõjapidamise vastane tehnoloogia, mille Iisrael on välja töötanud ja Gazas kasutanud. Ja tõenäoliselt ka ühine arendus nii tehisintellekti, kvantarvutite kui ka autonoomsete süsteemide vallas. Praegu Iisraelil selles vallas edumaad ei ole, kuid tal on inimkapital ning mõlemad riigid saavad ühistest pingutustest kasu. Nii et USA vaatenurgast saavad nad Iisraeli leidlikkuse, lahingukogemuse ja tipptasemel teadmised. Tavaliselt ütleksin, et Iisrael saab endale finantspartneri, kes on meist 100 korda või isegi rohkem kordi suurem. Mida Iisrael sellest tehingust saab? Esiteks rahaline koostöö ja rahaline toetus ühisteks arendusteks. Teiseks tagada USA tehnoloogiline üleolek. Ja ma ütle seda irooniliselt ega isegi idealistlikus mõttes. Mul ilmub sellel juunil artikkel Shiloahis, kus arutlen Iisraeli huvi üle hoida Ameerika hegemooniat võimaliku Hiina hegemoonia vastu. Iisrael asutati maailmas, mida valitses peamiselt Ameerika Ühendriigid ja on Ameerika hegemoonia all õitsenud. Ameerika tehnoloogilise ülekaalu säilitamine Hiina ees on Iisraeli riikliku julgeoleku vajadus. Nii et meil on selles riiklik huvi. Meil on riiklik huvi, meil on huvi ühises rahastamises.
Ja meil on samuti huvi luua sõltuvus ja luua uus alus kogu USA-Iisraeli suhetele. Sest me ei peaks seda nägema ainult tehnoloogilise koostööna. Iisrael ja Ameerika Ühendriigid teevad koostööd ja töötavad koos paljude ohtude vastu, jagades luureinfot, ühisoperatsioone, Iraani müüri. Kuid praegu selle suhte alus muutub demograafiliste ja poliitiliste muutuste tõttu. Ja loomulikult Iisraeli kuvand kui rikas riik, mis saab endiselt USA dollareid, et osta meilt relvi. Kui te muudate USA dollarite vastuvõtmise ühiseks tehnoloogiliseks koostööks, muudate kogu USA ja Iisraeli liidu alust. Sest edaspidi ei ole enam nii, et Iisrael võtab Ameerika maksumaksjate dollareid. Kas Iisrael aitab kaitsta Ameerika poisse randadel, kus iganes Ida-Aasias või Iraani taeval? Iisraelist saab keegi, keda peeti seni Ameerika Ühendriikidele koormaks, nüüd aga keegi, kes otseselt toetab USA tehnoloogilist ja geopoliitilist üleolekut. See on tõesti midagi suurt. Isegi mina pean selle üle järele mõtlema ja olen kindel, et ka publik siin peab sinu öeldu üle aru pidama. See on nii suur muutus, et nüüd on Iisraeli strateegiline huvi, et Ameerika Ühendriigid säilitaksid oma kvalitatiivse sõjalise ülekaalu Hiina suhtes. Me oleme nii harjunud sellega, et Ameerika Ühendriigid QIM ehk kvalitatiivne sõjaline ülekaal tagab selle, et see oleks Iisraelil. Nüüd peab Iisrael tagama, et see oleks Ameerika Ühendriigid, sest Iisrael näeb, et Hiina tõuseb silmapiiril koos partnerlustega Põhja-Korea, Venemaa ja loodetavasti Iraaniga. Loodetavasti see ei saa peagi rahus puhata. Räägime nüüd konkreetselt, millal see peaks kongressi ette jõudma ja kui tõenäoline on, et kongress selle vastu võtab? Ma arvan, et homme toimub arutelu, esimene selle seaduse arutelu. Ma ei ole kindel kongressi seadusandliku ajakava osas. Tõenäoliselt näeme üha rohkem negatiivset tähelepanu, eriti just sellele osale. Ja kõikidele kuulajatele, kui te saate mõjutada oma kongressi esindajaid sellele negatiivsele survele vastu astuma, siis tehke seda. Sest praegu peame levitama paragrahvi 224 võimalikult paljudele Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide toetajatele. Sest päeva lõpuks ei ole see paragrahv mõeldud Iisraelile. See on paragrahv Ameerika jaoks, kus Ameerika Ühendriigid kasutavad oma kõige võimekamat liitlast, et iseennast tugevdada. Ja mida me peame tagama on see, et kui me liigume seadusandluse poole, siis Ameerika-meelne ja Iisraeli-meelne leer hoolitseb selle eest, et paragrahv 224 välja ei jääks. Nagu osa sellest tead küll pealinna poliitilise vorsti tegemise käigus. Tead, see on tõeline üleskutse tegutsemiseks kõigile kuulajatele, kes praegu kuulavad. Võtke telefon, saatke oma parlamendiliikmele e-kiri ja veenduge, et nad mõistavad paragrahv 224 olulisust. Ameerika Ühendriikide jaoks on oluline säilitada oma kvalitatiivne sõjaline ülekaal. See on muutus USA ja Iisraeli suhetes. Ja ma arvan, et sa ütlesid seda ideaalselt. See liigub 100%-lisest sõltuvusest 100%-lise partnerluseni. Kes on USA poolel seda juhtinud? Kas on mõni eestvedaja, kas on mõni senaator või kongressmen, kelle jaoks on isiklik projekt või sündis see Pentagoni sees? Kuidas see alguse sai? Ma arvan, et relvajõudude komitee esimees on see, kes juhib seda. Relvajõudude komitee, olgu. Jah, Okay. Ma ei ole kindel, kes täpselt kukkumist põhjustas, kuid me juba teame, et peaministri büroo ja Valge Maja on juba hakanud rääkima järgmisest. Sõjalisest toetusest Iisraelile järgmise 10 aasta jooksul. Nii et tõenäoliselt on administratsioonil selles oma osa, ma arvan nii. See ei ole üllatus.
jällegi mõlemad valitsused olid juba arutamas, kuidas me hakkame muutma USA ja Ameerika partnerluse olemust. Sellest, kus Iisrael saab abi, selliseks, kus nad on tõelised partnerid ja aitavad üksteist. See on nüüd oluline. Ma mõtlen peaminister Netanyahu, kes on seda kõike juhtinud minu arvates suurepäraselt, on selle teemaga tegelenud juba 10 aastat enne, kui keegi sellest rääkima hakkas. Ma arvan, et ta nägi ohumärke juba ammu, enne seda, kui Bideni administratsioon ja kõik teised hakkasid Iisraelile Gaza kampaania ajal piiranguid seadma. Ma arvan, et ta oli Obama omamoodi hoiatuseks, natuke nagu hoiatus. Aga kas see on nüüd käes? Kas sa arvad, et see on nüüd selle mõistmise memorandumi asemel, mis annab sõjalist abi, või toimub see koos sellega ja me näeme sõjalise abi vähenemist samal ajal kui 2-4 puhul suurenemist? Ma arvan, et vähemalt Iisraeli poolelt soovitakse rahastamise järk-järgulist vähenemist lihtsalt sellepärast, et meil on juba mitmeaastased tarnelepingud sõlmitud, eeldades, et saame veel ühe modi. Aga jah, täiesti nõus. Ma arvan, et mõlemad pooled peaksid aru saama, et järgmine mood peaks olema viimane mood praegusel kujul. Enam ei ole USA rahastust, et Iisrael ostaks Ameerika relvi. Iisrael saab neid ise osta. Ja viia see rahastamiselt ühise teadus- ja arendustegevuse kaasrahastamisele. Ütle mulle, miks just nüüd? Ma mõtlen, kas selle kokkuleppe juured on 7. oktoobris, 8. oktoobris ja kõiges, mis pärast seda on juhtunud? Või kui palju see üldse pani sellele kokkuleppele aluse või ei pannud üldse? Ma arvan, et meil on mitme teguri kokkulangemine. Esiteks, nagu võttesin, me näeme muutust eriti nooremate Ameerika-Iisraeli põlvkondade seas. Ja nad ei vaata Iisraeli enam kui liitlast, vaid kui kedagi, kes kasutab Ameerika Ühendriike enda huvides. Ja see on pannud püsimärgi USA ja Iisraeli partnerluse tuleviku ning selle praeguse vormi kohale. Ja teil on Trumpi administratsioon, mis juhib Ameerikat põhimõttel Ameerika eelkõige. Põhimõte, et Ameerika Ühendriigid ei peaks jagama dollareid teistele riikidele, vaid teised riigid peaksid toetama Ameerika tugevust. Ja nüüd viimane tegur ei ole 7. oktoober, kuid need on piirangud, mille Bideni administratsioon on kehtestanud ja mõjuvõim, mida Ameerika Ühendriigid Bideni administratsiooni kaudu on kasutanud sõjalise abi puhul. Oleme näinud, kuidas Bideni administratsioon on peatanud või aeglustanud relvamüüki Iisraelile. Meil on Jack Sullivan, endine riikliku julgeoleku nõukogu liige, kes ütles selgesõnaliselt, et ta rääkis suletud uste taga kongressi liikmetega. Kui soovite hääletada Iisraelile antava sõjalise abi vastu, siis peaksite seda tegema. Nii et me oleme jõudnud punkti, kus mõlemal pool Atlandit, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid mõistavad, et praegune Iisraelile antava sõjalise abi vorm nõrgestab Iisraeli, nõrgestab USA Iisraeli liita ega edenda Ameerika huve ja majadusi. Ja lihtsalt nihutades selle raha saamiselt ühisprojektide ja koostöö suunas saab olukorda täielikult muuta. Iisrael ei oleks enam nii sõltuv USA-st, kes talle raha annab, ning tal oleks rohkem vabadust vajadusel leida muid relvatarnijaid. Ja arusaam Ameerika Ühendriikides on see, et kui Iisrael ostab uusi F-35 lennukeid, teeb ta seda Iisraeli dollaritega, toetades Ameerika kogukondi ja aidates Ameerika Ühendriikide majandust. Rääkimata kõigist eelistest, mida saadakse tehnoloogiauuringute ühisettevõttest. Mõned kriitikud, kellest ma räägin, ma ei räägi hulludest, vaid lihtsalt neist, kes on Iisraeli vastu meeletult kriitilised. Aga osa sellest, mis näib olevat rohkem, tavapärasem kriitika, ütleb, et USA ja Iisraeli julgeolekusüsteemide integratsioon on liiga sügav.
Ma ei tea, kas see on konfidentsiaalsuse tõttu, aga ma tahan siiski teilt küsida. Kas ei ole muret, et selle asemel, et kasutada rahalist abi ja sellega Iisraeli mõjutada, USA, mis on nii suur riik ja millel tegelikult ei ole otseseid vaenlasi, kui Iisrael seisab silmitsi otsese vaenlasega. Ja meil on võtmematerjalide ja relvasüsteemide ühine tootmine. Nii et tulevane president võiks öelda, et okei, ma ei saa abi kaudu mõjutada, aga ta ütleb lihtsalt oma tehasele, et okei, tead küll. See kriitiline komponent, mille tootmiseks meil on siin kokkulepe, enam Iisraelile ei müüda ja sel moel survestatakse Iisraeli. Alati on võimalus, et sa kasutad sõltuvust relvana. Aga kõigepealt see toimib mõlemat pidi, sest kui tegemist on ühise tootmisega, tähendab see, et mõned osad toodetakse Ameerika Ühendriikides, mõned osad Iisraelis ja mõlemad riigid kasutavad seda süsteemi. Ja ühine sõltuvus ei puuduta ainult tootmist, vaid ka teadustööd. Nii et kui üritad hakata vajalike osade tarnimisel mänge mängima, võib Iisrael hakata mänge mängima ülisprojektides raketikaitse või laserrelvade vallad. See muudab Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahelised suhted keerulisemaks ning muudab igasuguse vastastikuse sõltuvuse relvastamise palju segasemaks. Ja see võib panna vaenuliku presidendi 2 korda järele mõtlema. Sest kui ta üritab hakata takistama sõjaliste materjalide liikumist Iisraeli, siis kõigepealt ütleb Ameerika Ühendriikide äriringkond, härra president, meil on leping ja me ei saa kogu maailmas paista kui ebausaldusväärne tarnija, sest see ei puuduta ainult Iisraeli. Võib-olla ühel päeval vaatab Saksamaa sellele ja ütleb, me ei saa olla sõltuvad Ameerika Ühendriikidest. Kongress hakkab presidendilt küsima, miks teete meile kahju? Iisraeli koostöö, mille me tegime kaitseministeeriumile kohustuslikuks, ja Pentagon ütleb, härra president, iisraellased lõpetavad koostöö kõigis neis tehnoloogiaprogrammides, mida meil on vaja. See mõjutab meid tehnoloogilise lõhe osas Hiinaga. Ja me peame mõistma, et konkurents Hiinaga ei ole praeguses olukorras sellisel tasemel, et Ameerika Ühendriigid oleksid otsese sõjaohuga Hiinaga. Kuid Ameerika Ühendriigid konkureerivad tehnoloogilise eelise nimel ja see lõhe väheneb iga päevaga. Seega, USA president, kes on valmis riskima oma tehnoloogilise ülekaaluga Hiina ees ainult selleks, et Iisraeli kahjustada. Peab temalt küsima, peab endalt küsima, mis tal on tähtsam, kas Ameerika või lihtsalt Iisraeli kahjustamine. Huvitav, see on geniaalne analüüs. Ma tahan sulle veel ühe viimase küsimuse esitada, sest see on nii tohutu muutus ja ma loodan, et saame seda koos järgmiste kuude jooksul jälgida, kui näeme selle arengut. Ma kujutan ette, et see teeb muret mitte ainult Ameerikale, vaid ka mõnedele Iisraeli vastastele või teistele Lähis-Ida riikidele, kes ei ole eriti rahul sellega, et Iisraelil on nende ees veelgi suurem kvalitatiivne sõjaline ülekaal. Kas me oleme kuulnud midagi Pärsia lahe riikidest? Kas Lähis-Idast on selle kohta midagi öeldud? Ma arvan, et Pärsia lahe piirkonnas peame eristama Araabia Ühendemiraate ja teisi riike. AÜE püüab edendada ja süvendada koostööd Iisraeliga, sealhulgas arendada ühiselt kaitsetehnoloogiat. Nii et AÜE mõistab, et Iisraelil on kvalitatiivne sõjaline ülekaal ja tahab sellest osa saada. Teised Pärsia lahe riigid nad ei pruugi olla vaimustuses sellest, et Iisrael kavatseb oma tehnoloogilist üleolekut nende ees suurendada. Aga neil ei ole tegelikult mingit mõjuvõimu ega midagi muud, mida Ameerika Ühendriikidele pakkuda või millega Iisraeliga konkureerida. Ja me peame selle selgeks tegema. Kahjuks ei ole laheäärsete riikide inimkapital ega teadus- ja arendustegevus nii arenenud kui Iisraelil. Saudi Araabia võib Trumpi administratsioonile pakkuda miljardeid, kuid ta ei suuda pakkuda neile innovatiivset majandust
ja ökosüsteemi nagu Iisrael. Ja see ongi Iisraeli peamine eelis kõige lihtsamas vormis. See on inimfaktor. Ja ma arvan, et iga uus valitsus Iisraelis, ükskõik millal meil valimised toimuvad, peab sellest aru saama. Esimene põhiline eelis, mis Iisraelil on ja millele kogu tema riiklik julgeolek toetub, on inimkapital, mis tal on. See on inimkapital, mis tal on ja kõik muu tuleneb sellest. Julgeolek on oluline, kaitseministeerium, kaitseminister on olulised, kuid haridusminister on veelgi olulisem. Ja kahjuks ei anna praegune haridusminister Iisraelis meile põhjust olla optimistlikud Iisraeli tuleviku väljavaadete suhtes inimkapitali osas. Nitsan, ma arvan, et nii minu kui ka publiku jaoks tõuseb see teema lähinädalatel esiplaanile. See on peaaegu nagu näeksid boksijat ringi astumas. See on üks põhjusi, miks ma tahtsin seda taskuhäälingut teha. Ma tegelikult kaalusin, kas on tark seda teemat sadade tuhandete inimeste ees üles võtta. Aga olles X-is käinud ja nähes toimuvaid trende ning seda, kuidas vasakpoolsed hakkavad lähenema, arvan ma, et on parim, kui juhime sellele oma publiku tähelepanu. Sest meil on vaja võitlejaid nii USA kui ka Iisraeli poolel, kes teavad tõde, suudavad näha läbi valeuudiste, mis hakkavad levima. Et see on lihtsalt järjekordne viis, kuidas Iisrael üritab USA-lt raha välja petta ja nii edasi. Kui tegelikult on asi hoopis vastupidi. Jaa, ma arvan, et see oli tõesti väga oluline. Aitäh, et meid sellest ette teavitasid. Ja ma arvan, et räägin kogu tõelise juristi publiku nimel. Meil oleks väga hea meel sind tagasi näha, Nitsan. Ja mulle meeldib ka. Ja mu publik, kui te mõistate heebrea keelt, siis kuulake Hamishak Hagadolit, suurt mängu. Ja Nitsan, sinu ingliskeele põhjal, kui sa otsustad selle ingliskeeles avada, arvan, et sul saab olema 2 miljonit kuulajat. Aitäh, Ton, ühel päeval. Aitäh, mu sõber. Ole terve. Minu publikule. See oli järjekordne tõeliselt tõeline episood. Aga ma arvan, et selline episood, mida pole varem olnud, andes teile tõelise ettekujutuse millestki, mis saab olema uskumatult oluline, mis muudab USA ja Iisraeli suhteid ning mida kas ignoreeritakse, kas tahtlikult või maetakse maha. Ja nii, et kirjutage oma kongressi liikmele. Teeme koos tööd, et see uskumatult oluline kokkulepe 224 saaks vastu võetud ja ellu viidud nii Ameerika Ühendriikide kui ka Iisraeli huvides. Aitäh!